Kas pööripäeval mölde leiab skalli ning kas tõde on kusagil olemas? Vandenõuanalüütikude suvepäevad 20. juuni Tartu kaasa raamustuju ja palju häid mõtteid. Üritame kogu perega tasuta. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed. 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külas Tartumaal. Vandenõuanalüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval. Võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid. Sündmus kogu perele tasuta. Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudien konsertiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokraat alustab. Eelmine saade Tehnokraat 6 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega ja proovime koos ka vastuseid leida. Tore on ka see, et inimesed, kui ei küsi, siis vähemalt kommenteerivad. Siis ju seda inimest antud probleem häirib. Kui on probleem, siis igal juhul tuleb aidata. Arst aitab patsienti, elektrik elektriga varustamise puhul ja nii edasi. Seoses poliitikaga laekusid 2 kirjutist ja nendega soovitakse tehnokraadi arvamust. Kõigepealt siis ikkagi kommentaar. Imre Toome 2683. Teie intriigitsemine EKRE kallal näitab ära, kui väiksed Alzheimerlased olete. Stratkomi käest saate kiita. Kas energeetika saab rahvahääletusega muuta? Kas demokraatiat saab kärpida? Tervist, Eesti rahvas. Tutvustab jälle ja ütlen ära, et ma toetun ainult loodusseadustele ja faktidele ja kuna on tulnud ka küsimused ja tuleb neile ka vastata, sest inimesed on ärevuses praeguses olukorras ja proovime siis vaadata ka peale seda esimest küsimust ka 2 lõiku poliitikute käest, kes proovivad neid energeetikat rahvahääletusega muuta näiteks ja teine on siis demokraatia kärpimisest on jutt. Ja tehnokraatidest sealhulgas tuleb vaadata, et asjad kõik liiguksid, sest kui on näiteks mingisugune probleem, mina näen sellist varianti näiteks, kui Riigikogus küsib keegi puldis oleva inimese käest, kes annab ettekannet valitsuse liige ja sealt vastust ei saa, see näitab, et kas see poliitik, kes seal puldis on, naerab selle küsija üle või ma ei tea, või ta on rumal. 2 varianti on, kas virvitab ja ära. Ja vot see näitab sellist varianti, et see, kes seal puldis räägib, on haige ja talle tuleks näiteks parastuseks nuuspiiritust anda, nuusutada, et ta tuleks selle maa peale tagasi või natukene vett miiskust anda, klaasiga korraks visata eemalt. See on niisugune selline pool, et kui on küsimus, et kui palju, kas täna on kevad, ta ütleb, et õhus on natukene mingit poliitikat ja niisugused vastused. Ja alustame siis nende küsimustele vastamist, see oli väike selline sissejuhatus, millest tehnokraat aru ei saa, kui me saame sinna volikogusse või kuhugile ja jutustame edasi, ega selle jutustusega palju ei saa, kõht täis ei saa. Nii, lähme siis punktiga slaidide juurde. Nii, võtame siis selle küsimuse kommentaari õigemini ära. Inimest häiris selline ära ja
pakub välja, et me siin teeme intriige. Ja võtame, loeme koos, on lihtne. Inimene leidis, et tehnokraat saade tekitab intriigi EKRE kallal. Võtame ära matemaatikas teoreemi kaitsmine toimub, kõigepealt eeldus, väide, siis tõestatakse. Eeldusi järgi, mis intriig on, et on salasepitsus. Ja kirjanduslikus teose puhul, näindeid puhul on tegevuskäik, mida iseloomustab tegelaste pinev võitlus ja süžee keerukas. Kas tõesti need mõlemad sobisid? Ma ütlen, teile ei sobi. Ja teiseks panemegi siis selle sõna väide. Intriigi saates ei ole, on ainult loogika. Loogika järgi sai võetud. Ma ei hakka tuletama meelde, muidu jälle hoitakse seda haava verel, mis pärast see oli, siis vaadake eespoolt saateid. Ja kolmas tõestus, selle mis on punktina, ongi tõestus, see inimene vajab abi, sest tema ainuüksi 4 tähe kasutamine häirib teda. Sest tehnokraatia ajal on kõik erakonnad võrdsed, sest seal kasutatakse tegelikke eksperte. Ja selle tõestuseks, et see eeldus, väide, tõestus nagu toimib, siis võtame lahti selle nimi, mis see tehnokraatia, kus see tuleb. See on kreekakeelne sõna, tehnokraatia tähendab kunst või meisterlikkus pluss võim, valitsemine. Nagu teate, demokraatia ja muud kraatiad on võimud. On valitsemise vorm, kus valitsevad ideoloogiliselt neutraalsed poliitika teostajad. Näete, neutraalne poliitika teostaja. Teda huvitab ellu jäämine, huvitavad elektrihinnad, huvitab täiskõht, selline, kuidas seda saab, ravijärjekorrad puuduksid ja nii edasi, aga kuna rahvas on sedasi, ja võt näete, kes lähtuvad valitsemise otsuste ratsionaalsusest, mitte poliitiliste gruppide huvidest. Väga lihtne vastus. Nii, lähme siis järgmise punkti juurde või mis siin oli. Kas energeetikas saab rahvahääletusega muuta? Näete, võtame siis Varro Vooglaid. Need 17.04 uudiste koduleheküljelt või saates energeetika teemadel tuleks korraldada rahvahääletus. Vot kuna ma olen tehnokraat ja selline väga kardan, kui kõrgepinge alajaama või tuumajaama näiteks rahvast täis lasta sisse ja nad igaüks prooviksid lülitada võib-olla seal ja tegeleda. Seal sellega peaks tegelema ikkagi spetsialistid, kellel on vastav väljaõppe saadud. No võtame sõjaväe lugu ka, et on relvade jagamine ja nii edasi. Seal peaks ikka koolitus olema väga suur, sest see relv võib iseennast ka tappa. Nii, ja loen ette, mis seal siis ta kirjutab. Kolmapäeval oli Riigikogu menetluses otsus. Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule Eesti elektritootmisvõimsuste elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks. Eelnõu ja küsimuste käigus ettekandjale esitas EKRE fraktsiooni saadik Varro Vooglaid mõtte panna laiem energeetikaplaan rahvahääletusele. Ja väike tema tsitaat. Ma mõtlesin küsida teie hinnangut ühele mõttele, mida ma ise olen viimasel ajal palju mõelnud nende teemadega seonduvad. Kas teie nõustute minuga, et nende meretuuleparkide rajamise näol ja kogu selle hiiglasliku elektrivõrgu ümberehitamise näol on tegemist sedavõrd kaugele ulatuvate tagajärgedega otsusega, pidades silmas, et Eesti Vabariik on demokraatlik riik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas, oleks kohane selle küsimuses korraldada ka rahvahääletus. Nüüd väike kommentaar siia juurde selles suhtes, et inimene pakub välja, et on vaja rahvamassiga tegeleda. Ja kuna, nagu siin jutuks oli eespool eeldusena, et toimub rahvahääletus, võtame siis. Ja Eesti elektritootmisvõimsuste elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks. Ja tuleb
hääletustulemus on kindlasti selline, et enamus eestimaalasi hääletab, et tuleb ehitada energiakindlus. Vaadake, mis see on nüüd tuleb sõna energiakindlus, see on ju nimisõna, kindluse tüüp, mitte ei ole varustatus. Ja vot siis väide, mis võib juhtuda, kui on nüüd valitud selline energiakindlus, istub see mass maha, kuidas, mida teha. Suur hulk hääletanud istuvad siis laiapõhjaliselt maha ja hakkavad arutama, kui kõrge peaks olema energiakindluse müür ja nii edasi. Tundub natukene selline vastandiklune ära. Ja tõestame selle kohta, kui tulevad kaks elektriinseneri kokku ja vaatavad. Üks näitab sõnale energiakindlus ja ütleb esiteks, see sõna tuleb asendada sõnadega elektrivõimsuste, elektrivõrkude, tegevuskava, energia, pidev varustuskindlus. Vot see on varustuskindlus on tegusõna juba, et elektrit on vaja varustada pidevalt. Aga energiakindlus, see on juba selline sõnade vastastikune mäng. Ja teiseks, teine mees või esimene energeetik küsib, milline on siis eestimaalaste energiavajadus. Küsib, palju neid gigavaid teravatte või neid kõiki vaja on. Müüme omale või paneme omale kaalikad ajada, nagu põllumehe käest küsida. Põllumees tahab natukene rohkem mõõta, sest ta tahab kasu saada ja teisi toita, aga mitte iseennast. Või nagu me tegime selle ohutussaare, igaüks olgu oma purgipõllul ja aitab küll. Ja siis Euroopa poisid tulevad, müüvad kurke vabalt suure ja kõrge raha eest. Ise ei ole vaja teha. Ja mäletate, kuidas siin see 3-4 aastat tagasi tulid meil sealt Ukraina poolt ikka maasikakorjajaid oli siin ja siis, aga enam ma ei usu, et nad viitsivad korjata. No see on minu väike märkus sisse. Ja kolmandaks vaadake, mis oleks vaja, mida energeetikud tahavad teada, kuidas teha energia hind kõigile taskukohaseks, et siis suur ärimehed tuleksid siia, annaksid tööd kohalikele. Vot sellega hakkavad siis energeetikud lihtsalt maadlema ja arutama. Nemad ei tea ju seda, et mingi kindlus või peab olema, kui elekter on, siis ta peab olema, kui ei ole, on katkestus, kui on, siis on. Kui ei ole ka, on lühis ja nii edasi. Ja läheme siis edasi kolmanda küsimuse, kas demokraatiat saab ka kärpida, oli selline ära. No võtame siin ka veel uuesti, nii et ei ole mõtet solvuda, kui see esimene läks kuhugile eraldi erakondade kapsaaeda, siis vaadake, sellised vead tulevad kõigil sisse, nagu siin on. Aga kuna faktina on sa sealt võetud, siis näete, on siin olemas. Eeva Helme, demokraatia kärpimine on vastuvõetamatu. Uued uudised 19.04.25. Need saate kõik vaadata sealt üle. Ja võtame siit paar lõiku sisse. Viimastitel Lääneranna volikogu istungil oli esimeseks arutelupunktiks vallavolikogu liikmete arvu vähendamine seniselt 21-lt 17-le. Koosseisu vähendamist põhjendati sellega, et vallas on veidi üle 5000 elaniku ja sellise suurusega valla puhul on kehtestatud minimaalseks volikogu koosseisu suuruseks 17 saadik. Ja näete, kui me vähendame, sealt on lõigud välja võetud mõned, kui me vähendame volikogu koosseisu, siis me vähendame esindusdemokraatiat ja vähendame valijate hääle kaalu. Vaadake nüüd, mis siit tuli välja, 5000 elanikku, ei saa numbrid vähendada ja hääle kaal, kuidas seda kaalutakse. See on minule väga raske, sest ma olen lugenud, et kui inimene sureb ja hing läheb tast välja, siis see kaalub isegi 3 grammi kohe. Ja võtta esindusdemokraatiat vähendab. Tõesti 5000 elanikku on selline kaal, aga võtame mingisuguse suurema linna või niimoodi ja loeme neid ära. Võib-olla oleks lihtsam, et kõik, et valima ei oleks vaja minna, kõik mahuksid riiki juhtima, keegi ei pea tööd tegema. Ja võtame siis selle eeldusena ära, siis saame ka lõpu ära. Näete, kui võtate selle artikli lahti,
ja proovite nagu tehnokraat vaadata, siis tema hakkab sõnu vaatama, kas korduvad ja, ei ja umbes sellised ja vaadake, kordus volikogu sõna 26 korda. See on nii oluline, sest vähem oli siis juba näete, rahvas oli 4 korda ja demokraatiat kasutati 5 korda. Võtame siis lahti punkt 2, vaadake väideid. Väidame, demokraatia võrdub, näete, rahvas pluss võim. Seega kasutati sõna rahvas juba 4 pluss 5, kuna oli demokraatiat oli 5 korda ja rahvast oli 4, 9 korda demokraatiat. Aga kärpimise kohta, demokraatia kärpimise kohta puudub selgitus sõna. On ainult pealkirjas. Ja tõestame, näete, vaadake üle, võtke õigekeelsus sõnaraamat või muud kohad, mis on tehnokraatia. On demokraatia üks suund. Põhiidee on teha otsuseid efektiivsuskaalutlustel ja vastavalt sellele depolitiseerida otsustusprotsess. Peamised väärtused hõlmavad optimeerimise ja objektiivsuse põhimõtteid. Tehnokraatia hõlmab insener-tehniliste lähenemisviiside kasutamist mis tahes probleemi lahendamiseks. Ja näete, kui me selle võtsime ära, sisu tühi, kui ühed sõnu kasutatakse palju, kindlasti olete tähele pannud, kasutavad poliitikud väga palju sellist sõna tegelikult. Tähendab, ta elab nagu 2 dimensioonis, pärisest dimensioonist ja või võõras väljaspool mingisugust mulli ja siis ta kasutab sõna tegelikult uuesti. Ja mis veel on, et oma tegelikkust nagu tõestada, siis nad vehivad kätega hästi palju. Küll nad teevad seal igasuguseid munasid ja laua taga, et oma väiteid ja eeldusi kuidagi moodi tõestada. Aga nende tõestuste vehkimistega nad ei saa probleemile tõestust, näitavad, et nad on väga kaugel kusagil teises keskkonnas. Ja lihtsalt saime nüüd tõestuse juurde, et see, nagu see uudistest või artikkel oli sisutühi poliitiline kirjutis, tavaliselt neid poliitkirjutisi insenerid ei loe. Nõukogude kroonus ja ka koolides sai seda tühjust nii palju kuulatud, et ajab praegultki iiveldama. Ja kõrval on siis selle artikli teaduse Science'i poolne tõestus. Science on üks, aga palun mitte segi ajada teaduslikkusega. See on scientist, see on hullem variant. Kui kes ei tea seda, siis teadus ongi just see, et ta nende faktidega proovib midagi teha. Aga scientist tähendab see inimene või see arvab, et nende aktide või nende faktide alusel on see asi ainuõige. See on usk juba. Ja saimegi siis sellele 3 küsimusele vastused ja mõtelge siis ise, kas tuleb ikka rahvamassidega hakata mõtlema või lasta tehnilised inimesed, tehnokraadid ära ja rahvas vaatab siis, kas see lahendustõestus on teha, nagu elektrihinnad pannakse ära igasugused sõltuvustasud ja sagedustasud ja kõik ära ja siis las nad räägivad, kas see on õige või mitte. No vot selle 3 küsimuse peale on mul siis kõik praegu. Aitäh sulle, Andres. Mul on siin veel küsimusi. Et kui palju maailma riike kasutab demokraatlikku valitsemist, mis on demokraatia ja millised tema erivormid, kui palju on Eesti Vabariigis olnud erakondade näol demokraatiat? Palun, Andres. Ja, jällegi hea küsimus või 3 ilusat küsimus siin demokraatiat. Kõik toetuvad selle peale, poliitikud üks ühtepidi, teine teis, aga tegelikult nad nagu ei seleta lahti rahvale, et kõik on rahvavõim ja hääletamine ja nii edasi. Võtame siis slaidid käsile, kui palju riike kasutab demokraatiat valitsemiseks. Võtame pildikaardi välja, näete, mul on jälle võetud, mis lehekülje pealt, näete, maailmakaart on.
ja vaatame ära, ma ei oska teile otse numbrit öelda, kui palju riiki, aga värvidega katsume lahti rääkida. Näete, siin on 10-pallises süsteemis tehtud, punane on, kus demokraatiat ei ole, on autoritaarsed režiimid igasugused ja roheline, tumerohelised, need on ju demokraatiad. Ja vaadake, päris tumerohelised on meil Kanada, eks ju, ja Austraalia. Ja mõtelge, ja näete, siin on veel saabas ka Uus-Meremaa, mõtelge nüüd ise, kuidas see demokraatia saadi üldse. Siin kunagi, nagu ma olen lugenud, elasid aborigeenid. Nii, ja siin elasid ka indiaanlased, suured järvistud ja mis siin on. Ja viidis demokraatia sisse ja saadigi nüüd täielik demokraatia. Ja kuidas, eks mõelge ise. Ja see on nüüd näitab, et päris selline demokraatlik lähenemine on päris niisugune imelik võib olla. Ja näete, siin on ingliskeelne kirjutamine, kuidas on täielik demokraatia, kui tõlkida full democracy on ju. Järgmine on, näete, juba allim on vigane demokraatia otse võtelda. Ei olegi päris täielik, aga on vigane. Ja vot seda on rohkem, näete, heledaid rohelisi ja rohelisi laike on küllaga siin võtta. Et siin on ikka midagi toimunud olnud. Ja edasi, näete, läheme siis, tuleb, mis asi siin, hübriidrežiimid. No, kuidas nüüd kirjutatakse, nurgast ma tõlkisin ja autoritaarsed režiimid. Ja nüüd mõelge ise, milline see nüüd kõige demokraatlikum viis on. Ajaloos sai kunagi lugeda, et Austraalia vallutati ja sinna viidi Inglismaalt vangid, kes selle asja seal korda ajasid, selle päris demokraatia ja nii edasi, nii edasi. Nii et mina kui tehnokraat ei oska öelda kõige tugevam ja looduslähedasem on ikkagi mesilase pere, kus on kuninganna mesilase ema, siis on temal need adjutandid juures ja siis on töömesilased kolmandad. Nii et uurime edasi, nii et vastus on väga raske, aga proovige ise saada, mis see demokraatia oli. Eespool oli, et kui demokraatia kärpimine toimub, eelmise küsimusega, et siin kui palju seda riiki üldse kasutab. Nii, läheme siis teise ära, et mis on demokraatia ja eri vormid. Vot see on niimoodi ka vajalik seletada, selgitada teile. Näete siin nüüd, mis see tähendab. Demokraatia tuleb vanakreeka keelest, mis koosnes tüves rahvas, hulk ja võim. Sõna teemos, vaadake, see on nüüd oluline küll, kui me saaksime selle teemose kätte, siis oleks asi paigas. Tähistas Ateenas kinnisvara omanikest täiskasvanud mehi, kes olid perekonna pead, tasusid linnale makse ning osalesid isiklikult oma varustusega linna kaitsmisel ning selle poolt korraldatud sõjalistes välisaktsioonides. Näete, võtte need, kes tõesti läbisid sõjaväeteenistuse ja olid oma riigi eest väljas, mitte ei korjanud siia võõrvägesid sisse, sest see samane Rooma impeerium lagunes samamoodi, võeti palgasõdurid piire riike valvama, kohalikele ei antud midagi elu, siis see Rooma impeerium lagunes ära lihtsalt. Nii et vaadake, kas see on. Ja näete, mis see tähendab. See tähendab, et poliitiliste otsuste langetamisel osales vaid umbes 10% Ateena elanikkonnast. Seal oligi asi paigas. Kuna need maksid makse, tegid tööd, mõtlesid asja edasi, küll nad siis võtsid tööle ka, kui oli vaja midagi teha. Ja vaatame teine sõna, kuna me ütlesime demokraatia, pakume siin ka sellise huvitava asja välja, meil ka räägitakse siin bürokraatia diktatuurist hoopis. Näete, mis tähendab bürokraatia? Bürokraatia sõna viitab ametnike ülemvõimule, kontoriametniku ülemuslikule positsioonile. Pärast vaatame selle viimase küsimuse, mis siin on, et millise demokraatia eri liigi juures on bürokraatia hästi toimub. See jääb teile koduseks ülesandeks.
et mõtlete välja, mina ei hakka seda teile ütlema, aga kordame lõpus veel. Ja näete nüüd, mis see demokraatia on. Mina ei ole seda välja mõtlenud, aga need, mida kriitikud ütlevad. Demokraatia kriitikud on väitnud, et kõik ühiskonnaliikmed ei ole võrdselt kompetentsed ühiselu olulisi otsuseid tegema. Mõelge, kas meil on need, kes on valitud sinna üles nimekirjade ja vihmavarju hoidjatena, kas nad on kompetentsed? Võib-olla on. Samuti on osadel ühiskonnaliikmetel oluliselt rohkem ressursse, et propageerida oma seisukohti. Vaadake, kellel on raha taskus natukene, tema saab nagu propageerida rohkem. Ta ostab endale meediat ja ostab seda ja kas tema need suunad on õiged või ei ole, seda ei oska keegi öelda, aga ta saab, näete, siin ütleb. Kriitikud teavad, et edendada huvisid, seega võib näiline demokraatia sisuliselt moonduda, näete, ohlokraatiaks, plutokraatiaks või tehnokraatiaks. Tehnokraatiat ma siin juba olen mitu korda rääkinud, aga mis see ohlokraatia on? Näete, tuleb jälle kreeka keelest, on ikka kreeklased kõik targad olnud välja mõtlenud. Näete, ohlokraatia on jõuguvalitsus, on demokraatia väärastunud vorm, kõige halvema ja amoraalsema massivalitsus. Vaadake, siin mõistust ei ole vaja, aitab küll. Ükskõik, mida on. Nii, teine on siis plutokraatia, on rikaste valitsusvorm, kus otsustamine on tsentraliseeritud ja otsustusõigus on vaid riigi rikastel kodanikel. Ja kolmas, näete, seda juba rääkisime, demokraatia on kunst ja meisterlikkus. Ja pluss võim valitsemine, tehniliste ekspertide võim on valitsemise vorm, kus valitsevad ideoloogiliselt neutraalsed poliitikat teostajad ja kes lähtuvad valitsemise otsuste ratsionaalsusest, mitte poliitiliste gruppide huvidest. Vaadake, siin tuleb välja, kas siin poliitilisi gruppe on üheski sees, kas see plutokraatia juures tuleb sisse. Kas ohlokraatia juures tuleb sisse see poliitiline grupp, vaadake. Ja siis küsimus oli, millise demokraatia eriliigi juures on bürokraatia hästi toimiv. Nii et seda mõtelge, väga tore oleks, kui tuleks vastuseid ära, et siin on mõttekoht. Nii, lähme siis edasi. Nii, ja küsimus oli, kui palju oli siis Eesti Vabariigis neid erakondade järgi demokraatiat, siis vaadake, võin ka välja siit samast Wikipeediast, kes kui palju usub, võite kontrollida, ma kontrollisin ära, praegult on, näete, 13 erakonda, 13 on päris huvitav number, kui olete kuulnud. Näete, siin ma ei hakka ette lugema, pidurdate, loete ise, kelle poole midagi siin teha praeguselt on. Ja järgmise lehekülje vaatame ära, näete, mis on, see on päris tihe loend tuleb. 82 erakonda on kustunud meie süsteemist välja, nii et igale ühele oma erakond on vabalt võimalik tekitada. Näete, vaadake, 82 on siin, näete, ma ei hakka jälle lugema, aga mis kõiki ühendab, vaadake, ilus sõna on ees, ikka Eesti on kõigil igal pool ees. Nii et tähendab, ei saa mingi võõra poolt tehtud olema, ega nagu see eest oli, et plutokraatia on rikaste võim, ei saa ju mingi võõramaalase rikkur siin sees olla, kõik on Eesti oma. Näete, see on esimene ära, ühe lehekülje ei mahu need. Siis on, näete, veel teine lehekülg, mis siin on. Nii et sellised on meie siis need erakondade lood, kes meil on siin demokraatiat teinud ja me elame ju väga hästi, kui hakkate ütlema. No vaadake, punasega need olid esimese vabariigi aegsed erakonnad ja need sinised, näete, siin on, kui tahate mingi erakonda teha, siis need on kustutatud, saab uuesti üles tõsta ja panna uuesti käima see poolne. Nii et, mis siis on, ongi kõik selle koha pealt. Nii et näete ise, võtame kokku need asjad, et
kui palju siis demokraatiat on meil, palju neid üldse maailmas on, milline on demokraatlikum, vot selle kohta ei oska nüüd tehnokraat öelda, lahendame, liidame punaseid, nagu seal oli täielik demokraatia, siis pooliku demokraatia, siis igasugused teised ja teine lugu, kui palju siin on, kas tõesti meil peab olema igalühel oma partei ja oma erakond, miks ei või ühineda, et hakata mõtlema, et meil on siin kliima ja meil või see ilmastik ja ütleme, kliimavöönd on mereline, pool selline külm, et võiks siin koostööd teha kõigi vahel, vaid kohe küsitakse, mis erakonnas sa oled ja vot siis hakkab see lahing tulema. Nii et minu poolt korras, sellest ma ei oska midagi öelda. Aitäh sulle, Andres. Aga milline sinu hinnangul praegu võib olla Eestit valitsev demokraatia vorm? Mulle endale tundub, et see on see kambademokraatia, ohlokraatia või? Ja võib küll olla ja vot ongi praegu, kus on ükskõik, haridust mitte midagi ei ole, raha ei ole, aga vähemalt saad keegi, kes juhendab, annab raha, pead tema põhikirja ja tema suuniseid täitma ja vot siin on, vot siit tulebki see bürokraatia seisab, kus no vot saime midagi ära, aga las teised ka arvavad, sellepärast et võib-olla on rikkurite pool, et siis on bürokraatia, aga mina tehnokraadina ei usu, kui on raha, siis ei ole seal mingit demokraatiat või seda bürokraatiat üldse olemas. Asi paneb raha paneb rattad liikuma ja teine on siis see tehnokraatide pool, ega tehnokraatlikke valitsusi ei ole palju, need on väga harva tulnud, tullakse ära, tehakse asi korda ja tehnokraati viisi istuda seal selles suures Riigikogus. Ja ajaloos, kui mäletate, oli ju see Saaremaa kuningliiklane rojalistliku partei liige oli Kirill Teiter. Ta ütles, et ta istus rohkem seal baaris, libistas natukene konjakit ja pärast kui ära tuli, siis ta hakkas ravima ennast ja sest igav oli, seal ei olnud midagi teha. No vot ja tehnokraatidel on sama. Kui ta saab elektrihinnad ja kõik asjad paika, mis toimuvad, on varustuskindlus olemas, ei ole vaja ei hääletada, ei ole vaja rahvast kokku ajada, kõik on rahul, siis tulevad ju need samad ohlokraadid kohal, kes kuidagi moodi saavad jälle platsi peale ja tegutsevad. See on maailmas ju korduvalt käinud. Aitäh sulle, Andres. Aga siinkohal võtamegi saate ilusti kokku, et nägemist ja järgmise korrani. Nägemist.